Tere head vaatajad, tere tulemast saatesse Ajamõõde. Käes on uus aasta ja teatavasti on see alanud väga tormiliselt ja tänases saates me tahaksime keskenduda rahvusvahelistele arengutele, mis mõjutavad riikide vahelisi suhteid ja julgeolekut. Aasta 2026 on alanud maailmas, kus rahvusvaheline poliitika on jätkuvas ümberkujunemises ja täna me tahaksime rääkida Ameerikast, võib-olla kui jõuame Vene ja Ukraina siis sõjast, ka Hiina positsioonist maailma areenil ja võib-olla ka Euroopa Liidust, NATOst, ühesõnaga nii palju kui jõuame. Ja ma olen külla kutsunud täna parlamendi liikmed Mart Helme ja Monika Helme. Tere tulemast! Ja Liidia Hõbesalu, meie oma Liidia Hõbesalu Elisa treeningkeskusest. Ja kõike seda tahaks käsitleda ka kristlikust vaatepunktist või vaatest lähtudes. Ja ma võib-ollagi küsiks kõige esimeseks ja Mart sinu käest, et millises seisus on rahvusvaheline poliitika 2026 aasta alguses võrreldes eelmise aastaga. Et kas me näeme pigem jõujoonte stabiliseerumist või on ikkagi selline jätkuv killustumine toimumas? Kuidas sa näed seda? Ei, mingit stabiliseerumist küll ei tule, sellepärast, et vana süsteem on oma aja ära elanud. Et me tegelikult, kui me nüüd maisest vaatepunktist võtame, elasime ju ka pärast Nõukogude Liidu lagunemist. Tundus küll, et see on nagu mingisugune tohutu murdejoon, eks ta oligi. Paljudele rahvastele tähendas see ikkagi sellest suurest, ärme ikkagi karda seda sõna, repressiivsest riigist lahkumist ja vabanemist. Aga põhimõtteliselt ka pärast külma sõja lõppu jätkus Jaltas Potsdamis kokku lepitud maailmakord, mille alusel oli paika pandud ka see, mida me nimetame rahvusvaheliseks õiguseks ja kõik need rahvusvahelised organisatsioonid, ÜRO, pärast siis külma sõja ajal tuli veel OSCE, Euroopa Nõukogu, Euroopa Liit. Need on kõik külma sõja aegsed või külma sõja järgsed või külma sõja inertsiga tingitud moodustised ja nad on oma aja ära elanud. Missugust rolli mängib praegusel hetkel OSCE? Mitte mingisugust rolli. Missugust rolli mängib praegu Euroopa Nõukogu? Ka Euroopa Liit on ju tegelikult rahvusvahelistes suhetes täiesti sisuliselt kõrvale lükatud ja ma olen äärmiselt kriitiline muidugi nende inimeste suhtes, kes arvavad, et küünte ja hammastega tuleks klammerduda selle seni kehtinud rahvusvahelise süsteemi ja seda esindava rahvusvahelise õiguse külge. See ei ole võimalik. See ei ole lihtsalt võimalik. See muutus läheb, see on ka keset, nagu ikka on ütlus, et kui sa liustikust alla lased poole liustiku peale, enam seisma jääda ei ole võimalik, sa pead ikka lõpuni sõitma. Ja praegu on see lõpuni sõitmine ja praegu on väga selge, et suurriigid, neid on väga piiratud arv. Ja kuigi siin vahepeal räägiti, ja ma olen isegi rääkinud, et tuleb multipolaarne maailm, siis on päris selge see, et Donald Trumpi juhitav Ameerika Ühendriigid ei kavatse mängida mingisuguses multipolaarses maailmas mingisugust võrdsete mängu. Et see oleks nagu mingi troonide mäng, eks ole, et täna on üks natuke tugevam, homme on teine natuke tugevam, siis kuskil keegi kogub jõudu ja liitub kellegagi ja siis on tema natuke tugevam ja kogu aeg käib nagu mingisugune selline, ma ei oska öelda, Browni liikumine. Et Ameerika ei ole nõus sellega, Trumpi juhitav Ameerika ei ole sellega nõus, sellepärast on nad pannud laua peale väga selgelt oma juba 1823. aastal vastu võetud president James Monroe doktriini, mis ütleb, et lääne poolkera on lääne poolkera ja kuulub ameeriklastele. Ta ei pidanud silmas tookord mitte ainult põhja-ameeriklasi, vaid ka ladina-ameeriklasi. Seda naljatades nimetatakse juba Donroe. Eks naljahambaid on alati. Aga siit me näeme ka seda laiendust ja see laiendus puudutab Kanadat ja see laiendus puudutab ka Gröönimaad ja ma olen ennegi öelnud, et kui me võtame nüüd gloobuse, vaatame seda kena lillebuketti siin, siis siit jookseb, siin on Alaska ja Beringi väin, siit jookseb tegelikult paralleel. Ja jookseb välja siis teiselt poolt Gröönimaad,
Atlandi ookeani. Ja väga selgelt lahutab ära selle Arktika osa, mis on tegelikult iseenesest mõistetavalt nagu Venemaa laiendus põhja poole, pooluse poole. Ja selle Arktika osa, mis on iseenesest mõistetav, kuulub kokku Põhja-Ameerikaga. Ja täiesti arusaadavalt selleks, et mitte lasta kellegil tungida selle nii-öelda Ameerika poole peale ja Gröönimaa, kus on kokku 56 000 elanikku, 56 000 elanikku, maailma kõige suurem saar, tohutu territoorium, suurem kui Lääne-Euroopa. Et seal kuskile mingitesse fjordidesse, mingisuguste jäämasside alla Hiina, Vene, ma ei tea veel kellegi 3., 5. allveelaevadel minna või mingisuguseid tugipunkte, ajutisigi kas või, ma ei tea, mingisuguste soojakutega püsti pandud tugipunkte püsti panna, see on naljategu. Isegi tänasel satelliitluure ja kogu selle mobiilside ja selle tingimustes selle niisuguse võimaliku konfliktikolde tekitamine, mis on ameeriklaste külje all ja mida nad taluda ei saa, see on väga lihtne. Ja seepärast ongi, Trump ütleb, et me peame selle Gröönimaa saama. Ja me saame selle Gröönimaa ja nad saavad selle Gröönimaa. Aga see on nüüd niisugune geopoliitiline, aga kõige selle taustal, ja see on nüüd meie saate seisukohast väga oluline, on ju ka kultuurisõjas Ameerika, kuidas ma ütlen, väga selge tagasipöördumine algsete põhimõtete juurde. Kes siis Ameerika lõid? Ameerika lõid ju ikkagi usklikud inimesed, usukogukonnad, jah, võib-olla väga erinevad usukogukonnad, seal oli metodiste, kveekareid, keda kõike, aga põhimõtteliselt, nagu kirjutas ka 20. sajandi 20. aastatel üks Eesti rändur, kes Ameerika Ühendriike mööda seal ringi sõitis, et usk ja töökus, mis on omavahel seotud, on Ameerikas teinud selle, mis on Ameerika. Ja vahepeal see nagu kõik hajus ja muutus häguseks ja segaseks. Selle Kristuse juurde me veel tuleme kohe. Et ma küsiks veel enne seda, enne kui me läheme Ameerika juurde ja kõik selle poliitika juurde tagasi, et kuna sa ütlesid, et maailm on need suurorganisatsioonid, eks ju, on oma relevantsuse kaotanud, et kuidas sa ennustad ka näiteks siis selle UN-i ja kõik need organisatsioonid, et kas need on ka kuidagi lagunemises, muutumises, et mis sa nendele suurtele organisatsioonidele, kes on siis, ma ei tea, ideoloogiliselt võib-olla juhtinud? No ÜRO-st on saanud ju vasakliberalismi üks pruupureid ja elluviimise instrumente. Sest kui juba selline suur muutus toimub, et kuidas siis see mõjutab Ameerika lahkub praegu, on lahkunud või teatanud, et ta lahkub 66 rahvusvahelisest organisatsioonist, milledest suur osa, 2/3 laias laastus, on seotud ÜRO-ga. Seal on neid allorganisatsioone ju tohutult palju. Et see on ju tegelikult Ameerika poole. Ameerika, kes tegelikult oli ÜRO looja ja nägi ÜRO rolli just nimelt konfliktide vahendajana, konfliktide lahendajana. Sealt on välja kasvanud ÜRO rahuvalvemissioonid ja kõik muu. Aga ÜRO on tänaseks päevaks jõudnud samasugusesse olukorda enam-vähem, nagu oli Rahvaste Liit 1940. aastal. Ta on teovõimetu tegelikult. Ta võib ju mingeid ilusaid loosungeid loopida ja mingisugust humanismist ja ma ei tea, millest rääkida, aga tegelikkuses tal jõudu millegi tegelemiseks ei ole. Ja selles mõttes, ega loodus tühja kohta ei salli, on arusaadav, et lisaks suurriikide ja üldse riikide kahepoolsetele ja võib-olla regionaalsetele diplomaatilistele suhtlemistele ja foorumitele on vaja ühte globaalset. Ja tõenäoliselt on ameeriklased jälle need, kes selle globaalse loovad. Ja just nimelt selle mõttega, et sellel globaalsel foorumil suurriigid saaksid nii-öelda kahepoolsete suhete väliselt, kaasates ka oma liitlasi, kaasates oma satelliite, omavahelisi probleeme ja reviiride jagamisi
arutada ja lahendada. Sest et meil ei maksa absoluutselt mingisuguseid illusioone teha, et suurriikidel ei teki oma mingit satelliidiparve. Jah, et seda enam, et kui Ameerika ennast kuskilt välja tõmbab, siis need organisatsioonid tegelikult ju kaotavad oma mõju ja oma tähtsuse ja raha, sest Ameerika ongi kõige suurem rahastaja, nii terviseorganisatsioon, eks ju. Ja ÜRO juurde tagasi tulles on ju täiesti selge, et teise maailmasõja võitjate poolt loodud julgeolekunõukogu, ÜRO julgeolekunõukogu, kuhu kuuluvad sellised tänaseks päevaks keskmise suurusega riigid nagu Inglismaa ja Prantsusmaa, ei ole relevantne. Ja seal toimub mingi vahetumine. Võib-olla, et ameeriklased mingisugustel emotsionaalsetel ja ajaloolistel põhjustel, aga ka reaalpoliitilistel põhjustel Inglismaa toetamist jätkavad, et Inglismaa jääks sinna. Võib-olla seal saab viidata sellele, et Inglismaal on oma rahvaste ühendus, mis nagu on ka mingil teatud ajaloolisest inertsist nagu nendega põimunud ja nende poolt mõjutatav. Aga kui me ikkagi niimoodi võtame, et mis on Inglismaa ja mis on India. Mis on Inglismaa ja mis on India. Inglismaa on alla 70 miljoni inimese stagneerunud tööstusega, tegelikult demograafiliselt väga keerulises olukorras. Ja siis on India, mis on 1,4 miljardit inimest tohutute ressurssidega, aga samas isoleeritud. Siin on jällegi suurriikide vahel on vaja teha väga suuri eristusi. Kui me võtame Hiina, mis on võimas ja kasvatab jõudu, kõikide raskuste peale vaatamata kasvatab jõudu ja neil on ka demograafilised probleemid, neil ei ole piisavalt toorainet sellel tohutul territooriumil. 2/3 territooriumist peaaegu on ikkagi kõrbed ja mäed, mis on väga raske asustada ja kultiveerida, aga siiski. Kõige selle peale vaatamata Hiina on tehnoloogiliselt ülimalt eesrindlik. Keegi tõi näiteid siin sellest, kui palju Hiina ülikoolides koolitatakse insenere, neid kordades rohkem kui näiteks Ameerika ülikoolides. Ilmselt ka juba rahvaarvu enamus ikkagi ka jälle 1,4 miljardit ja Ameerikas on 350 miljonit. Et Hiina sellel uuel tehnoloogilise revolutsiooni ajastul kindlasti kinnitab kanda palju võimsamalt, kui tema loomupärased ressursid seda võimaldaksid. Aga Hiina on suletud impeerium. Hiinast põhja pool on teatud kõrbelised piirkonnad ja siis tuleb Siber. Ja ega Venemaa seda Siberit ei anna nii kergesti Hiinale ära. Ja Ameerika ei ole huvitatud sellest. Ameerika ei ole huvitatud, et Vene Kaug-Ida ja Siber satuks hiinlaste kontrolli alla. See tähendaks hüppeliselt Hiina potentsiaali kasvu. Seetõttu Ameerika püüabki praegu Venemaaga mingisuguseid kokkuleppeid saavutada. Nüüd Venemaa on täiesti teistsugune suurriik, vaatamata sellele, et seal on stagneeruv rahvastik ja ennustatakse, et aastaks 2050 on Venemaa rahvaarv kusagil 125-30 miljonit võib-olla, see on kuskil 10-15 miljonit langeb see rahvaarv, moslemite osakaal kasvab, Kesk-Aasiast sisseränne on väga suur, see on väga tõsine probleem Venemaale. Oma moslemi rahvas kasvab ka kiiremini kui venelased, aga Venemaa on transkontinentaalne suurriik. Sellest ei saa meie rumalad inimesed, kes siin on ennast Ukraina lipu värvidesse värvinud, ei saa absoluutselt aru. Venemaa piirneb Ameerika Ühendriikidega Alaskas, siis tuleb Jaapan, siis tulevad Koread, siis tuleb Hiina, siis tulevad seal kõik need igast Kagu-Aasiad ja natukene piiride taha jäävad küll, siis on Kesk-Aasia, siis on Kaukaasia ja siis tulevad juba Euroopa riigid, eks ole, ja lõpuks Skandinaavia ja meie Baltikum siin. Mõelge nüüd ise, kui paljudele riikidele avaldab Venemaa ja suhted Venemaaga mõju. Ja siis rääkida siin ainult mingit Ukrainast, see on lihtsalt loll jutt. Ja samas Venemaa on maailma üks kõige võimsamaid tuumariike. Venemaa on kõige loodusressursside poolest rikkam riik maailmas üldse. Et need on 3 komponenti, mille puhul võib ju rääkida siin, nagu meie ninatargad räägivad, sibulatest ja et venelased on sibulad, eks ole, et neil nagu pole midagi ja nad on lollid ja see on, kui sellist reaalsust nagu absoluutselt keeldutakse nägemast. Ja siis on loomulikult veel vaja silmas pidada ka seda, et ega Venemaa intellektuaalne potentsiaal ei ole ka olematu.
Ka see on täiesti olemasolev asi. Nii et noh, see, kui nüüd võrdleme Hiinaga, siis Venemaa on täitsa teist tüüpi suurriik. Ja kui me Ameerika kõrvale paneme, siis Ameerika on täpselt samamoodi. Ta on täitsa teistmoodi suurriik. Ta on küll teatud mõttes ka geograafiliselt piiratud, aga tal on laienemisvõimalusi ja tal on kaasamisvõimalusi. Ta võib kogu Ladina-Ameerika tõmmata oma mõjusfääri ja oma kiilu vette ja kasutada seda investeeringuteks, ressursi väljapumpamiseks, noh, tihtipeale ka üpriski kolonialistlikult, ega siin ei maksa silmi sulgeda selle eest, et ameeriklased armastavad ikkagi eelkõige Ameerikat, mitte Ladina-Ameerikat. Ja kogu see Kanada probleemistik, aga mis see Kanada on? Kanada muutus Kanadaks tänu sellele, et vast sündinud Ameerika Ühendriikidel ei olnud jõudu Kanada vallutamiseks. Ei olnud jõudu. Ja Briti impeerium taandus oma Ameerika kolooniatest Kanadasse. Ja jäi siis Kanada jäi nii-öelda Briti kolooniaks edasi, kuni ta muutus dominiooniks ja nüüd on ta sisuliselt iseseisev riik, eks ole. Et noh, need on nii erinevad asjad ja siis, kui me võtame jällegi näiteks India, ka suurriik, aga täiesti isoleeritud. Kõrval on moslemid Bangladeshis ja Pakistanis, kogu aeg rasked keerulised suhted, sinna poole laieneda ei saa. Põhjas on Tiibet, Himaalaja, Hiina kontroll, kogu aeg nagistatakse omavahel. Noh, ja siis on mujal ookean. Et selles mõttes need suurriikide võrdlemised tuleks ka nagu kaine mõistusega ära teha. Aga meil kujutatakse ette, et Eesti on suurriik, noh, mida me kohe kuidagi ei ole. Need selles mõttes. Ja nüüd ongi see esimene küsimus, mis sa esitasid, oli siis seotud sellega, et kas see turbulents on nüüd lõppenud. Ei ole. Ja turbulents ei ole lõppenud. Ja ma nendele rahvusvahelise õiguse fanaatikutele ütleks niimoodi, ärge muretsege. Rahvusvaheline õigus kujundatakse uute jõujoonte alusel uuesti ümber, sest seda on vaja. Aga uute jõujoonte alusel. Ja noh, kui kiiresti see juhtub, ma arvan, et see turbulentne periood kestab meil siin mingisugune võib-olla 10. Minu järgmine küsimus olekski olnud, kuigi sa juba vastasid oma jutu sees ära mitmed, et millised on USA peamised strateegilised eesmärgid nüüd sellel uuel aastal, sa mainisid mitmed ära, aga võib-olla siis läheks hoopiski edasi küsimusega, et ma küsiks, et millised on suuremad ja kõik võib-olla siis saate vastata, millised on suuremad positiivsed muutused kristlaste jaoks Donald Trumpi võimule tulemisega seoses. Et mis, noh, Liidia näiteks. Ma nüüd pikalt rääkige teised ka vahepeal. No, võib-olla see, et praegu on tõesti need muutused nii suured, et see kogu maailm on sellest mõjutatud. Ja Ameerika on ju kutsutud Jumala poolt, igal riigil on oma saatus, vastavalt Jumala sõnale on igal riigil oma saatus ja eesmärk. Ja kui sa enne mainisid siin ka, kuidas see Ameerika algas, eks ju, siis ma tahangi nagu seda natuke nagu arutada, et Ameerika sai loodud ühel eesmärgil ja nagu sa ütlesid, et usklikud rajasid selle maa, sest Jumalal oli eesmärk omada üht sellist maad, kes saab demonstreerida tõelist vabadust, kus on usuvabadus, kus on ajakirjandusvabadus, kus on sõnavabadus ja maad, kes taastab evangeeliumi kuulutamise. Nii et me teame, et tegelikult Ameerikast on kõige rohkem saadetud välja missionäre üle kogu maailma, et seda kristlikku usku levitada. Ja see on Ameerika kutsumine. Ja sellepärast Jumal ka ütles neile, nendele rajajatele, nendele esiisadele, et ma teen, kui te kuulate mind ja hindate minu väärtusi, siis ma teen sellest suurima maa ja suurima mõjuga rahva. Ja see ongi see, miks Ameerika nii mõjukas ja suurem kõigist rahvaist. Aga kuna Ameerika läks vahepeal väga kaugele nendest Jumala seadustest, siis selleks, et seal on kristlased, kes on kogu aeg palvetanud, Jumal on kuulnud neid palveid ja ta on otsustanud siis hakata raputama neid kurjuse süsteeme. Aga kui kuri on liiga sügavale juurdunud, siis seda ei saa enam leebelt kohelda. Ja selleks ei sobi selleks iga inimene, kes neid süsteeme raputab. Aga Donald Trump on valitud Jumala poolt selle aja jaoks,
et raputada neid kurjuse süsteeme ja tema kohta on ju öeldud ka, et ta on see purustuspomm. Iga isik ei sobi selleks, aga tema sobib ja tema teebki praegu selliseid, ta taastab tegelikult Ameerika saatust ja Ameerika kristlased on ka aru saanud sellest, et ei saa lihtsalt kõrvaltvaatajana osaleda pimeduse ja valguse vahelises võitluses. Ameerika kristlaskond on ärganud ja seal on ärkamine ja see on puudutanud isegi valitsuslikku eliiti. Me teame seda, kuidas siis selle Charlie Kirki matustel kuulutasid välisminister, kõik need valitsuse tegelased kuulutasid puhast evangeeliumi. Kui juba meelevalla positsioonil olevad inimesed kuulutavad Jumala sõna, siis mis me siin veel räägime, see on ju ärkamine. Ameerikas taastatakse jumalikku saatust ja see taastamine ei toimu nii lihtsalt, loomulikult on raputused ja Ameerika on viimas seda vabadust kõikidesse nendesse maadesse, kus on Jumala vastasus, kus on diktaatorlus, mis iganes. Nii et kui me räägime nüüd sellest jällegi rahvusvahelise õiguse rikkumisest, milles Ameerika süüdistatakse, siis võib-olla ongi vaja rikkuda, nagu sa ennem ütlesid ka, eks ju, et teatud reeglistikku peab rikkuma, kui on tegemist mingi suurema ja väärtuslikumaga, nagu piiblist me näeme ka, et võib-olla kristlased, kes ei saa paljudest asjadest aru, ma saan sellest ka aru, võiksid hea näitena on tuua üks printsiip, mis Jeesuse teenistuse puhul esile tuli. Kui ta teenis haigeid ja kui ta tervendas haigeid, siis üks selline moment oli väga, väga niimoodi selline, et ta sülitas ühele pimedale silmadesse. Ja siis küsis, et kas sa nüüd näed midagi, eks ole. Ja tulemus oli see, et see pime sai nägijaks ja ta sai terveks. Aga see viis, kuidas ta teenis, ei sobinud kuidagi sellesse kombestikku, millega toonane usklikkond siis oli harjunud või reeglid, mis olid seatud. Aga kuna ta oli head teinud, siis ei saadud teda süüdistada milleski muus kui reeglite rikkumises, ehk siis hingamispäeva rikkumises. Ja nüüd ma näengi seda, et see, mis maailmas toimub, on tegelikult, me ei saagi fokusseerida nüüd, et vaat see inimene on hea ja see on paha, vaid et kui Jumal midagi teeb, siis ta kasutabki inimesi. Ja tal on partnerid siin maa peal ja ta tõstab üles kuningaid ja ta võtab neid maha. Ja see liikumine, mis maailmas toimub, on Jumala liikumine. Ja see on niisugune tormiline. See on põnev. Aga Monika, kuidas sina nagu näed, et mis on need suuremad sellised eelised või mis on kristlaste jaoks väga positiivne Donald Trumpi võimule tulemisega? Ja mitte ainult Ameerika kristlastele, vaid tegelikult kogu maailma kristlastele, eks ju? No Mart puudutas väga ühe teemana juba ära selle kultuurisõja teema, et paradoksaalsel kombel need kultuurisõja teemad on kõige suurema pesa ehitanud ikkagi kristlaste sisse. Et mitte moslemite sisse, mitte ütleme teistesse religioonidesse, vaid just kristlased on need, kes on lasknud selle kultuurisõja nagu oma õuel lahti päästa, on sellega kaasa läinud ja see on olnud tegelikult ju kogu läänemaailma probleem nüüd juba tükk aega, sest läbi selle on ju kogu see, nii-öelda see lääne kultuuriruum ju nõrgenenud ja kui me räägime siin, Mart rääkis geopoliitikast, siis ütleme ka see selline, millised kultuurid on elujõulised, missugused, ütleme, millel põhineb meie eksistentsi olemasolu üldse, et kui elujõulised me siis oleme kogu oma uskumustes, kogu oma tegevustes, et ega siis see mängib oma, ütleme, geopoliitikas mitte väikest rolli, et kas rahvad on elujõulised, kas nad jäävad alles ka geopoliitilistes suurte titaanide võitluses, et see väga palju ikkagi sõltub ka sellest, missugune väärtusruum meil on, et ega siis väärtusruumi teemad ei ole ka vähem olulised. Et Mart puudutas siin, näiteks rääkis Hiinast, rääkis sellest, et seal tuleb väga palju inseneri ja kõik, kuidas see omakorda, eks ole, mängib see teaduse tehnika nii-öelda revolutsioonis ja selles, eks ole, millist osa see mängib maailmas. Siis jällegi, mina näen siin väga selgelt, et lääne kultuuriruum on ka selles, kuidas ma ütlen, selles oma sellises
kuidas ma ütlen siis, humanistlikus laiali vajumises on ka selle poole nagu täiesti unarusse jätud, me ei hari oma lapsi enam, sellepärast, et kõik peavad olema nii leebed, kõik peavad olema nii head, nõuda ei tohi midagi, eks ole, ei tohi olla mingisuguseid, mingit taset ei tohi olla, mitte midagi. Ja kes meile siis ära teevad, eks ole, jälle need rahvad, eks ole, kes harivad oma lapsi, kes tulevad need insenerid ja kõik, et siin on nagu nii palju asju, mis praegu on muutumises ja mis tuleb, et mis siis nagu Donald Trump on võtnud ju ka teha ja kõik see, mis on siin nüüd selle sama aasta jooksul, möödunud aasta jooksul on saanud juba nii-öelda ümber pööratud. Ta pööras ümber tervishoiusüsteemi, ta pööras ümber haridussüsteemi, siis kristlastele on ju väga head sõnumid, tulid ju kohe, kui ta sai võimule, et ta kohe ütles, kristlased on maailmas üks kõige kannatavam seltskond, tagakiusatum seltskond ja me peame nendest seisma, see peab ära lõppema. Ehk et meie kristlastena peame nüüd nagu selles osas temaga kaasa tulema, et kui tema on astunud välja meie kaitseks, siis meie peame kaasa tulema ka selles osas, mis puudutab neid kultuurisõja teemasid. Meie peame seisma nendel kristlikel väärtustel. Unustame ära kõik selle, ma ei tea, vikerkaare värvilise revolutsiooni, mis ka kirikutesse on ennast juba ilusasti sisse seadnud, on imbunud sisse. Ja mis puudutab rahvusvahelisse õigusesse, siis võib-olla piiblist kõige sellisem dramaatilisem ja drastilisem oli ikkagi veeuputus. Eks ole, siis olid ju ka kõik, enne seda olid ju kõik, selles mõttes, et enne seda olid ju ka kõik reeglid olid paigas, nii-öelda rahvusvaheline õigus ja kõik, aga kuhu see oli välja viinud? See oli viinud välja sellise maailmani, mida Jumal ei saanud enam lasta edasi kesta, sest et see ei oleks nagu nii kestma jäänud ja inimesed kannatasid kõik. Nii, ja siis tuligi, eks ole, siis tuli täielik restart ja nii oli, et ja ega siis praegu me elame ka. Mart rääkis nagu, kirjeldas seda, ütleme, geopoliitilist pilti ja kõike seda, kuhu me oleme nagu liikumised, et kas sa küsisid, et kas sellist nagu rahu tuleb või on turbulents. Ja turbulents loomulikult jätkub, aga lihtsalt ega teisiti ka ei saa enam. Ei saa puhastada või midagi uut luua, kui see vana rämps ei ole eest ära võetud. Et see on lihtsalt see. Ma nüüd mõtlen ka, et kui me räägime kristlusest ja kristluse sellisest taas tulemisest ja kuidagi ärkamisest, kristlaste ärkamisest ka, siis tegelikult minu meelest see on ka üks võti või üks võimalus rahvusriikidele ellu jääda. Sest isegi kui me vaatame nüüd siis piiblit ja Jumala sõna nii-öelda, siis Jumal ise ju tegelikult eraldas rahvad. Ta pani rahvad elama oma piiridesse, oma asukohtadesse, niimoodi ütleb Jumala sõna. Et sellisel globaalsel võimul ja sellel on nagu eesmärk ikkagi saavutada selline rahvusteta ja piirideta ja seal on kõik selline, et kui me tahame, et meie riigid, eriti väikesed riigid ja ka Eesti jääks püsima, siis meil on vaja tagasi pöörduda oma juurte juurde, et Mart, sinule ka seesama küsimus, eks ju, et kuidas sa näed Donald Trumpi tulemisel sellist toetust kristlaste jaoks, et no ma alustan natuke kaugemalt selles mõttes, et kui me siin vaatasime, ikka väga pimedad ajad olid, kui Iraagis käis sõda ja Lähis-Idas, Süürias ja keda seal siis ikkagi tapeti ja ikkagi genotsiide korraldati, need olid kristlased. Ja küll need kristlased võisid olla küll erinevatesse kogudustesse jagunenud, armeenlastel on oma kirik, nagu me teame, Süürias. Ja miks nad toetasid Assadit, kes oli ju hirmus kurjategija ja kahtlemata autoritaarne juht ja sugugi mitte puhaste kätega. Aga kristlased toetasid Assadit sellepärast, et Assad ei kiusanud taga kristlikke kogudusi ja kogukondi. Sellepärast toetasid. Ja siis tulid need, ma ei tea, kes iganes, nad tulid seal ISISed ja muud, eks ole, ja hakkasid neid lihtsalt hävitama ja tapma. Sellepärast, et nad olid kristlased. Mitte sellepärast, et nad toetasid Assadit isegi, vaid sellepärast, et nad olid kristlased. Ja Trump on teinud ikkagi praegu väga selgeks. Kristlasi ükskõik kus nad ka ei ole,
tuleb toetada, kristlikud kogudused tuleb taastada. Ameerika võtab enda mureks ja kohustuseks kristlaste toetamise kõikides maailma punktides. Ja see tähendab ka seda. Ja kui meie nüüd siin Eestis käitume nii, et me sülitame kõikidele kristlikele väärtustele, et meie kirik muutub samasuguseks, nagu see õudne uudis oli, kuidas Lübecki kirikus postitantsu tantsiti, et noored tuleksid kirikusse, kujutad ette. Aga milleks nad sinna kirikusse tulevad? Nad võivad tulla ükskõik missuguse klubisse. Paneme siis ööklubile risti peale, ütleme, et see on ka kirik. Ei, no see on ju absurd täiesti. Et kristlikud väärtused on kõik kirjas. Moosese 10. käsus. Alates sellest. Et siin ei ole ju üldse midagi vaja leiutada. Need moraalsed põhimõtted, mis on muide aluseks ka rahvusvahelisele õigusele, on kõik olemas. Siin ei ole midagi vaja leiutada. Ja nendest hälbimine on see, mis viib meid välja nende mõttekaaslaste ja partnerite ja ka protežeeritavate hulgast. Kui meie eirame kõike seda, et kui meie ei ole kristlik rahvas, siis me võime kindlad olla selles, et ameeriklased ütlevad, et aga te ei jaga, ja on juba öelnud, Vance'i suu läbi, Rubio suur läbi, me toetame neid, kes jagavad meie väärtusi. Ja Donald Trump on ju väga selgelt välja öelnud ka, see oli nüüd võib-olla juba mõned nädalad tagasi Poliitikule antud intervjuus, et meie kavatseme teha koostööd konservatiivsete jõududega, rahvuslike jõududega Euroopas, kõik kristlike organisatsioonidega, et ta on selle selgelt välja öelnud, et minu meelest see on nagu väga selline julgustav sõnum kristlastele. On, aga siinkohal tuleb ikkagi silmas pidada ka seda, et meil on ka väga palju libakristlasi. Jah. Neid, kes räägivad sellest, kuidas nad on ristiinimesed, aga kes siis, kui tuleb ikkagi mingisuguse otsustamise koht, nagu võtame meil Riigikogus, on mingi hääletamine ja need, kes ka on meil usinad kristlased ja räägivad, kuidas nad usuvad Jeesusesse ja kõigesse muusse. Aga hääletusel hääletavad nii, et nad ei kinnita, et nad ei jää kindlaks usule. Et siin muidugi on selles mõttes oht, et kaugelt Ameerikast vaadates võib teinekord see toetus minna ka nendele, kes tegelikult seda toetust ei vääri. Ja siin on ikkagi nende tõsikristlaste, kes on valmis olema märtrid. Vaata, mis on ikkagi see mõõdupuu? Mõõdupuu on see, kas sa oled valmis olema märter. Kas sa oma usu eest jääd kindlaks. See üks ainus õnnetu hääletamine, kui sa isegi selle puhul ei suuda kindlaks jääda. Kuidas sa siis suudad kindlaks jääda, kui sinult nõutakse sinu usu tunnistamist, ma ei tea, surmapalge ees. Või usu ärasalgamist. Usu ärasalgamist, jah. Aga kui sa jääd ikka kindlaks sellele, mida sa usud, Täpselt, et elu on nüüd näidanud ja need testid aastate jooksul on näidanud tegelikult kristlaste südamehoiakuid ka. Ja neid teste tuleb veel ja mina siiski usun, et kuna sa võid inimesi petta, aga Jumalat sa ei petta. Sa ei saa mängida lõpuni silmakirjatseda, need asjad paljastuvad. Ja seda me palume Jumalalt. Ja seda me usaldame teda usaldades, et need asjad ei õnnestu enam. Ei õnnestu igasugused pettused ja skeemid ei valitsuses, ei sekulaarses maailmas ega ka kristlikus koguduses, sest raputatud saavad need, mis on raputatavad asjad, mis on kindlal vundamendil, usul, usaldusel, ustavusel, need ei ole võimalik raputada ka testide ajal. Ja kristlastele sooviks ka seda, et ära tunda Jumal ja Jumala liikumine erinevas pakendis, erinevates versioonides, mis ei ole võib-olla tavapärane, nii nagu Jeesus ka tervendas, ta sülitas silma, eks ju, see oli kindlasti siis kiriku seltskonnale väga kummastav, et mis see nüüd tähendab, eks ju, et Jumal võib kasutada inimesi, võib kasutada riikide juhte, Donald Trumpi ja keda iganes, et kui me nagu oleme Jumalaga hästi lähedal ja oleme üks, siis me tajume,
kus Jumal liigub, sõltumata sellest välisest nii-öelda pakendist, et mille taha paljud jäävad nagu ka komistavad. On süüdistatud ju ka seda, ma olen mõelnud, et on süüdistatud Ameerikat selles, et et vaata, mis ta Iraagis tegi ja Vietnamis, et need on kõik Afganistanis, et need on läbikukkumised. Aga mina ütleksin niimoodi, need on hoopis teised asjad. See, mida ta praegu teeb, see on see ajastu. See on see ajastu ja see on see Jumala soosing tema üle, ta teeb asju, mis on nüüd vaja teha. Ja mina kutsuksin nagu omalt poolt üles kristlasi taotlema Jumalalt aegade tunnetamise või eristamise võimekust. Et see, mis oli 30 või 50 aastat tagasi, seda ei maksa üldse praegu võrrelda. Need on hoopis teised strateegiad ja eesmärgid ja taktikad, mida on lõpuaegadele Jumal määranud, need liikumised peavad olema. Ja see on see, mida tõeliselt me kristlastena vajame, et tunnetada ja et meie palved ei oleks lihtsalt sellised standardsed, nagu ollakse harjunud, vaid et meie palved oleksid suunatud sellest teadlikkusest, mis praegu toimub. Ja kui sina, Mart, praegu viid kurssi meid selle geopoliitilise ja üldse välispoliitilise olukorraga, siis seda on väga oluline teada kristlastel ka. Me peame seda teadma, mis toimub. Et see ei ole midagi, millesse me ei tohiks sekkuda, vaid vastupidi, me peame tõstma selle Jumal, see on, sina ju näed ja kontrollid kõike. Kuidas meie kristlastena saaksime nüüd sellesse sekkuda, kaasa lüüa ja mitte ainult palves, vaid ka tegutsemises. Sest Jumal tuleb viia kirikust välja ühiskonda. See on see, mida me tegema peame. Aga väga õige, väga hea, et võib-olla läheme nüüd edasi, aeg jookseb ka Euroopa teemadele, et või tahate Ameerika suhtes veel midagi öelda? Lähme Euroopasse. Et Mart, kuidas sa nagu näed Euroopa tulevikku? Siin tõesti on väga-väga huvitavad arengud minu meelest, et põnev aasta saab olema. Et kuidas sa näed nii NATO tulevikku, Euroopa Liidu tulevikku ja nüüd ka Eesti siis nagu osa selles kõiges suures välispoliitilises virvarris, et mis siis Eesti, kuidas eestikene siis peaks nagu veel olema ja käituma ja mis võimalused? No kui me ärkamisest räägime, siis Eestis on kõigepealt ärkamist vaja. Seni kuni küünikud ja idioodid riiki juhivad, ei ole meil midagi helget tulevikku loota. Aga ikkagi Euroopast rääkides ja NATOst rääkides, Euroopa Liit ja NATO loodi põhimõtteliselt Ameerika Ühendriikide poolt. Loodi Ameerika Ühendriikide poolt sellepärast, et nendes tingimustes see oli Ameerikale vajalik. Ameerikale kui ikkagi demokraatia kantsile. Me võime rääkida ka sellest, kuidas Ameerikas on ka olnud hälbeid ja on igas kuritarvitusi olnud ja korruptsiooni olnud ja kus ei ole. See on inimene. See on inimene ja inimene ei ole Jumal. Et siin on see suur vahe. Ja, aga põhimõtteliselt need loodi Ameerika huvides ja selleks, et kaitsta sarnaselt mõtlevaid ja sarnaselt üles ehitatud ühiskondi totalitarismi eest, kommunistliku nivelleerimise eest. Ja see toimis 50 aastat. Aga praegu ei ole seda enam vaja. Praegu ei ole seda enam vaja, sellepärast et see kõik on muutunud, alates tehnoloogiast ja lõpetades, ja see on kõige olulisem, Euroopa riikide ja rahvaste endi kuidas ma ütlen, olemusega. Need ei ole enam need riigid, mis olid aastal 1945. Need ei ole need rahvusriigid enam. Need ei ole ka need koloniaalriigid enam. Kõik on muutunud. Seal on rahvastik muutunud, seal on ideoloogiad on muutunud, kogu see liberalismi võidukäik, kogu see noorte inimeste mürgitamine ja rikkumine, ideoloogiline, kiriku ja usu hävitamine, sõna otseses mõttes teadlik riiklik hävitamine, mida Euroopa Komisjon ja Euroopa Komisjoni poolt paika pandud ja juhitavad riikide valitsused jätkavad ju tänase päevani, Eestis ju jätkavad. Et Eestis on see libakristluse probleem on äärmiselt terav probleem. Ja mitte ainult Eestis. Me vaatame neid tohutut hulka tühja kirikuid,
mida on ka moslemid üle võtnud. Ma ütlen sinna vahele veel, et organisatsioonide, et kuna riigid ja rahvad on muutunud ja see nii-öelda siis vaata see Ameerika asepresident ka sellel Müncheni julgeolekukonverentsil ütles ka, et see sisu on täpselt seesama, mida sa ütlesid, et need riigid on muutunud, et kui meie ei leia enam seda nii-öelda ühisosa, siis meil ei ole midagi ühist Euroopa riikidega enam, et meid ei saa olla meile partnerid, eks ju. Et see ongi see, et see mõte või eesmärk on nagu ennast ära devalveerinud, et sellepärast ka ilmselt. No ma tahtsin seda öelda, et kui Mart puudutas seda, et kui loodi Euroopa Liit ja NATO, et see oli mille vastu kommunistliku nivelleerimise vastu. Aga nüüd, kui me nagu näeme, eks ole, Euroopa Liidu ja NATO liikmesriigid, NATO liikmesriigid suures osas on ju ka, eks ole, täpselt samas, täpselt nagu samamoodi see on nagu üks ja sama seltskond selles mõttes ega suuresti. Et nüüd on see sama nii-öelda see nivelleerimine, kas kommunistlik nivelleerimine, aga mingi ideoloogiline nivelleerimine on nagu imbunud täpselt sinna sisse. Ja siis nagu ühesõnaga kõik see, mille vastu loodi need ühendused, on muutunud ise samasuguseks. Ja nüüd on ju, Ameerika eestvõttel me näeme, kuidas me peame sellest välja tulema, eks ole. Ja see on tegelikult asi, eks ole, mida nagu Donald Trump väga jõuliselt ajab. Enne, kui me rääkisime sellest kristlaste olukorras, sa puudutasid ka seda Süüria teemat. See on jällegi, et kui ambivalentne on siis ka ambivalentsed on mingite poliitikute seisukohad, mis on nagu ka narruseni ja võib-olla isegi naeruväärsuseni välja. Käisin mina ilmselt kevadel Kurdistanis, kus oli siis suur kristlaste või kristlik palvus hommikusöök ja miks just seal, eks ole, see on ju Kristluse häll ja see on see kõik ei kuule enam kristlastele praegu, aga samal ajal jällegi just oli see Süürias Assad oli kukutatud ja Venemaale paget ja Kaja Kallas oli just hirmsasti rõõmustanud sellele, oi kui tore asi nüüd juhtus, aga kristlased seal samas Süürias, nii kui Assad kukutati, siis ka seal Kurdistanis ju, seal olid väga, need kurdi kristlaste kogukonnad elasid Süürias, seal olid väga suured kogukonnad ja järgmisel päeval tohutud verevalamised hakkasid toimuma ja ma rääkisin seal Kurdistanis ju inimestega, kelle perekonnad olid maha tapetud, ühesõnaga see kõik oli juba jõudnud, see oli nagu väga lühikese aja jooksul oli kõik toimunud ja siis nagu mõtlen, eks ole, et kui ambivalentselt võivad olla poliitikud, kes nagu rõõmustavad selliste asjade üle, et nad nagu ei saa üldse, nad oma piiratus ei saa nagu üldse asjadest aru, et kui sa rõõmustad selle üle, et kusagil pannakse uus kõrilõika ja pukk ja mis see kõik kaasa toob, et me elame sellises maailmas praegu. Kui on nõrgad juhid ja kelle süda ei ole, kes ei olegi nagu jumalalt pukki pandud, nad on ise omade valede ambitsioonidega sinna ennast sokutanud, see teeb ka terve riigi ja rahva nõrgaks. Ja piibli printsiip on see, et tark kuningas on rahva tugevus. Nii et meil on vaja tarku juhte ja selle eest me seisame kindlasti, sellel aastal tuleb väga palves hoida, et me saaksime targad juhid, kes meie riigi viivad välja sellest kaosest ja toovad tagasi need jumalikud väärtused. Piibel ütleb, et Jumala kartus on tarkuse algus. Et ikkagi kõige aluseks on Jumala kartus, et me kardame seda kõige kõrgemat, selles mõttes kartus siin on austus, eks ju. Siin võib-olla Mart vaatab oskab sügavamale sisse vaadata, et kui sa küsisid, et mis saab Euroopast, siis need sellised Euroopa apologeedid praegu, kes räägivad ka sellest, et rahvusvaheline õigus peab sellisel kujul edasi kestma, peab säilima, et siis nad ütlevad ka, et ega Ameerika ei saa ilma Euroopata. Aga me peamegi nagu küsima, et milline see Euroopa siis on, eks ju. Et kui Euroopa on muutumises ja me näeme, et ta on ju muutumises, eks, et siis milline Euroopa jääb
ja milline on see Euroopa, kellega siis Ameerika hakkab koostööd tegema. Kindlasti mitte Euroopa Liit kui selline, sest et see Euroopa Liit on ju ka... See on juba näha. Et Euroopa Liidu juhid ja kõrge välisesindaja ei ole saanud jutule, eks ju. Ei selles mõttes et aga ma mõtlen, et ta on ju ka öelnud, et ta hakkab läbi rääkima või hakkab suhtlema ka otse rahvusriikidega, Aga kui me praegu näeme, eks ole, et Euroopas ikkagi selline ühtne Euroopa Komisjoni poliitika on, et rahvuslus ja rahvusriigid on saatanast, siis kui on sellised hoiakud, siis Ameerika Ühendriikidel ei olegi sellise Euroopa Liiduga midagi nagu peale hakata. Muidugi ei ole. Ja Euroopa Liit pole ju alati Mart selline olnud. Tema identiteedi alg oli hoopis midagi muud. No ma ütlen veel kord, Euroopa Liit loodi ameeriklaste poolt ja loodi just nimelt selle poolt, et Euroopa Liitu kui niisugust on ameeriklastel kergem kontrollida, suunata, kui seal on mingisugune keskne organ Euroopa Komisjoni näol, et jah, seal on küll mitukümmend liikmesriiki, aga ikkagi mingid ühised reeglid, mingid kooskäimised, regulaarsed erinevate valdkondade ministrid pidevalt käivad koos, eks ole. Ja see on selle, mille kohta Kissinger ütles, et mis asi on Euroopa, andke mulle Euroopa telefoninumber. Et nagu ei olnud kellega otse rääkida ja ega Euroopa jääb killustatuks, jääbki killustatuks, see on normaalne, et jääb killustatuks, aga Euroopa probleem on ikkagi praegu täielik moraalne kollaps, just nimelt sellepärast, et oma kristlikest juurtest on tegelikult lahti öeldud. Ja nüüd need, kuidas ma ütlen, uued missionärid, kes igal pool kerkivad esile, aga see on tohutu sisühvase töö, et uuesti saada need ühiskonnad nagu moraalselt jalule. Ja siin ühiskondade sees on ju, kui me oleme harjunud sellega, et me vaatame riike teatud kindlustena, et meil müür on ümber ja me oleme pannud oma vahid sinna müüride peale, aga me oleme lasknud ju müüride vahele barbarid. Meil ei ole ju enam kindlus. Kindlus on tegelikult juba vallutatud, sellepärast, et me oleme ise väravad lahti teinud. Ja me oleme ise lasknud sisse need, kes põlastavad seda degenereerunud dekadentlikku ühiskonda, milleks Euroopa on kujunenud. Et Euroopa tulevik on väga keeruline ja ma kardan, et ka väga vägivaldne. Sest et kui ühel hetkel Euroopa rahvad ei lepi sellega, et barbarid võtavad nende kindlused üle ja vastu hakkavad, siis see tähendab verevalamist. Kui ühel hetkel barbarid vaatavad, et see mannetu seltskond on nii vähemusse jäänud ja nii võitlusvõimetu, siis nemad hakkavad kasutama vägivalda. Euroopa tulevik potentsiaalselt on vägivaldne. Ja nüüd on küsimus selles, et aga kui see sama Euroopa samal ajal loobib kaikaid kodarasse ka Donald Trumpile ja Ameerikale, ega Ameerika, see on loll lootus, et demokraadid tulevad uuesti võimule ja siis kõik siis on Ameerika tagasi. Ei, seda ei juhtu. Ameerika huvid on Ameerika huvid, need on paika pandud ja need lähevad edasi ka järgmiste administratsioonidega. Küsin siia vahele kohe, et võtan sellest mõttest kinni, et kuidas sa prognoosid ka vabariiklaste võimul püsimist ja võimule tulemist järgnevalt nüüd Ameerikast? No mina arvan, et püsivad vähemalt 12 aastat veel. Järgmised. Ja kas demokraatliku parteid kui niisugust üldse järgi jääb? Ega me seda ka ei tea. Sest praegu vabariiklaste parteis on ikka suurepärased kandidaadid ja inimesed, kes, aga demokraatide poolt ma ei näe nagu ühtegi sellist No me ei tea Eestist vaadates nüüd kõiki neid osariikide kubernere ja senaatoreid ja kongressmene, kellede hulgas võib olla seda potentsiaali, mis ei ole väljapoole praegu nii nähtav ja keda võidakse, põhimõtteliselt me ei maksa arvata, et demokraatide nii-öelda parteibossid ei tegele praegu paaniliselt selle sõelumisprotsessiga, et leida endale need inimesed, kellest oleks võimalik kasvatada ja üles töötada neid liidreid, kes
pakuksid konkurentsi seal Vance'ile ja Rubiole ja võib-olla veel kellelegi kolmandale, neljandale, et sellega kindlasti tegeletakse. Aga noh, neil läheb üha raskemaks, sellepärast et kui Trump ikkagi praegu nüüd samm-sammult ja korraga tegelikult erinevates valdkondades samm-sammult oma eesmärke suudab realiseerida, siis noh, see võtab kogu aeg õõnestab nagu seda demokraatide jalgealust. Aga Euroopa tulevik on väga, väga tume. Euroopa Liit sellisel kujul ei jää kindlasti püsima. Ja noh, mis asi on üldse Euroopa? Jällegi, ettekujutus on meil selline, et Euroopas on suurriigid. Ei ole suurriike Euroopas. Vietnamis on rohkem elanikku kui Prantsusmaal ja Inglismaal. See on rohkem elanikke. Ja majanduslikult on Vietnam palju dünaamilisem kui on Prantsusmaa näiteks, mis on tohutu riigivõlaga ja stagneerunud majandusega. Ja noh, ärme võtame ainult Vietnami, võtame Filipiinid ja võtame Aafrika riike siin ja Ladina-Ameerika riike. No, selline tiiger nagu Brasiilia, see on tohutu potentsiaaliga. Ükski Euroopa riik ei suuda võistelda potentsiaali poolest Brasiiliaga ja Brasiilia liigub edasi väga kiiresti. Ma ei tea, üle 200 miljoni inimese. Euroopa juurtega, kristlik maa. Et, noh, ja niimoodi me võime võtta siin kogu selle planeedi lahti arutada ja siin me vaatame, aga mis see Euroopa siis on? Keskmise suurusega stagneerunud, degenereerunud ja moraalse pinna kaotanud riigikesed. Aga kuidas sa näed Eesti sellist tulevikku ja Eesti osa nüüd kõik selle suure globaalse poliitika keskel, et meie oleme nüüd siin väga väike mängija? Aga kõik oleneb sellest, Kes on eesotsas? kõik oleneb sellest, mida otsustab Jumal. Ja Jumala otsust mõjutab kindlasti ka see, noh, ikka väga palju on palvejõust räägitud. Ja kui ikkagi see kollektiivne palve on nii võimas, et see jõuab Jumalani, siis see kahtlemata toob meile kaitse. Aga praegu ma ei näe. Nende riigijuhtidega ja selle ühiskondliku meelsusega see palve ei ole piisavalt võimas. Aga muidugi on ka maised jumalad Donald Trumpiga, et ega ilmaasjata ei öelda, et aita ennast ise, siis aitab sind ka Jumal. Kui me ikkagi suudame oma toetuse Trumpile ja tema poliitikale viia tema ja tema ringkonnale ja näidata, et meie oleme siin need, kes sinuga koos aitavad seda Jumalast määratud poliitikat ellu viia, siis ma arvan, et Jumal aitab meid. Kindlasti aitab. Ja nüüd palvetest, mis sa rääkisid, nüüd jälle tuli mulle meelde see Johan Kaarepi, kes oli sügavusklik, kes ka tegutses poliitikas omal ajal seal esimese Eesti ajal. Ja ta oli väga tark mees ja ta ütles niimoodi, et kui kristlased palvetavad õigete juhtide pärast, aga nad ei lähe valima ega ei hääleta või ei anna oma häält, siis Jumal ei saa päästa. Et me palume, et Jumal päästa meie maaga, te ei lähe hääletama õigete inimestest, siis ta ei saa päästa meie maad. See tähendab, et meil on vaja ikkagi inimesi, ka kristlasi kurssi viia, mis olukord on. Ja et meil on tööd teha sellel aastal kõvasti. Minna hääletama, vaid ka tunda ära need õiged inimesed, keda siis valida. Mitte see, et sa oled kristlane, käid seal koguduses, sa oled mu naaber, ma annan sulle oma hääle. Need asjad ei toimi, need ei lähe. Aga ma siiski tahaksin öelda, et palvetega on niimoodi, et me oleme siin 2016 alates väga intensiivselt palvetanud asjade pärast, mis kohe ei toiminud, aga mis hakkavad tasapisi praegu juba ilmnema ja mõned palved, mis hakkavad alles järgmisel aastal ja järgmisel dekaadil, et me palvejõudu ei saa kindlasti, no me hindame, see on võimas, aga et millal nad teostuvad, see sõltub ka Jumala ajastutest ja perioodidest. Üks tsükkel peab läbi saama, mingid asjad peavad toimuma, õiged inimesed peavad tulema ja sellepärast on jah, Jumalal on Eestimaa jaoks, mina usun, saatus. Mäletad Joel Rosenberg, mida ta rääkis Jeruusalemma palushommikuusöögil ja sa oled ka lugenud tema raamatud, eks ole.
ja tema ju ütles, et ta hoiatas ja ennustas ette kõik see 2 nädalat enne Ukraina sõja algust, ta oli ju Oleviste kirikus ja ta hoiatas Eestit ja ta ka julgustas Eestit. Ja ta ütles, et Jumala plaan on, et Eestist saab, nagu ma enne mainisin, see kivi Taaveti käes, kes purustab Goljati pea. See tähendab seda, et Taavet oli ju väike ja tähtsusetu, kui ta selle suure võidu sai, eks ole. Ta veel ei olnud kuningas, ta oli alles karjapoiss. Aga et ta julgustas nagu Eestit ka, et Eesti on väike ja tähtsusetu, aga kui Eesti loodab Jumala peale ja pöördub Jumala poole ja kui kristlased asuvad oma positsioonile ja palvetavad ja mitte ainult, vaid ka tegutsevad ja sekkuvad sellesse, mis ühiskonnas toimub, siis me saame loota, et need asjad täituvad ja Eestil on siiski lootust. Ma mõtlen just, et me kõik tegelikult kristlastena siin Eestis me peaksime olema nagu need karjapoiss Taavetid, kes käime praegu mööda seda jõesängi, otsime seda kivi. Kive, jah. Just. Ja, et väga hea, et meie rahva püsima jäämine, mul ongi üks küsimus, aga see sai ilusti vastatud, et mis on need faktorid, mis on päriselt olulised Eesti ja Eesti rahva, Eesti riigi püsima jäämiseks ja säilimiseks. Et me peame pöörduma Jumala poole. Me peame pöörduma Jumala poole, nii suured kui väikesed, poliitikud kui ärimehed. Et see on selline rahva ühtne hüüe või selline palve peaks olema, et me peame... Mõtlen ka seda, et kui ikkagi mingi statistika on selle arvamise aluseks, et eestlased on maailma kõige ateistlikum rahvas, siis ka piiblis on ju öeldud, et ega siis terved ei vaja arsti, eks ole, haiged vajavad arsti. Ehk et kui see statistiliselt nii on, siis on tegelikult Jumala missioon Eestis see kõige suurem missioon üldse. Et me vajamegi seda arsti ehk Jumalat siin kõige rohkem ja ma arvan, et Jumal oma halastuses ja oma armus oma missiooni siin ka täidab, sest et kus siis veel? No muidugi. Ja Jumal on rääkinud tegelikult oma prohvetite kaudu Eesti kohta ja need sõnumid kõik on väga julgustavad. Et nüüd ikkagi sõltub meist ka, et kuidas me seda võtame ja kuidas me sellele reageerime. Seda 2% juttu, et see läheb pigem juba sellisesse müüdi kategooriasse, et minu meelest see on juba ammu ümber lükatud, et ei ole päris nii, et Eesti kõige jumalatum rahvas on, aga millegipärast see on liikvel küll, jah, selline info. Ei lihtsalt see, et kui sa ka vaatad, eks ole, et kui usinasti kanda kinnitavad siin kõik need ideoloogilised uued kultuurilised väärtused nii-öelda, et ma arvan, et nagu see uus laine nüüd tuleb, uus konservatiivsuse laine tegelikult ikkagi on juba üle maailma rullumas, siis ühel hetkel ta ikkagi ka Eestis sisse murrab ja nagu paisu tagant välja ja see on see, mida te nimetate ärkamiseks, aga tõesti inimesed lõpuks ometi saavad loodetavasti aru, et nad on käinud nagu väga pikalt pimeduses ja valel teel, et siin on nii palju, mis on kõikide nende aastate jooksul valesti läinud, eks ole, haridusest me juba rääkisime, eks ole, et kõik, kuhu see nii-öelda see väärtus, mina ütlen küll otse välja, vale väärtusruum on oma pesa jõudnud teha, eks ju, et kõik see tuleb ikkagi põhjani lahti raputada ja uuesti üles ehitada, et see on nii suur töö. See on väga suur töö ja et seda lahti raputada, selleks peamegi valmis olema mitte leebete vahenditeks, vaid me peamegi nägema raputusi ja siis me ei saa süüdistada neid inimesi, neid poliitikuid, keda nüüd Jumal hakkab tõstma, neid õiglasi, kes põhjustavad neid seaduse muutusi, vaat seal tuleb raputus ja me kristlastena peame väga toetama selliseid inimesi, kes julgelt räägivad, nagu sina, Mart, te räägite julgelt, see on õige, see on tõde ja kõik see, mina tahaksin kohe avalikkusele seda öelda, et kas teile meeldib või meeldi, aga see, mida sina, Mart, oled aastate pikku rääkinud, see on kõik läinud täide ju. Nii on. Nemad kaagutavad samamoodi praegu neid asju, aga see on mõjutus, on nagu niisugune
kõmisev vask ja kulisev kelluke. Ükski prohvet ei ole kuulus omal maal. Aga need asjad muutuvad. No mina ütleks niimoodi muidugi, et meil on ikkagi tehtud mitukümmend aastat siin ju ühiskonna lõhestamise ja ühiskonna killustamise ja ajupesutööd. Ja ma olen mõelnud, et kurdetakse, aga mis siis on nüüd see, mis eestlasi kõiki ühendaks? Ja no räägitakse laulupeost. No laulupid on tore asi küll, aga see on selline väga kiiresti haihtuv emotsioon. Mis siis ühendab meid? Aga ühendab usk Jumalasse. See on ainus, mis meil saab olla tõeliselt ühine kõigile. Ja mis siin on nüüd oluline? Ma Monikaga olen ka rääkinud siin teinekord, et mina olen ikka väga pikalt ju uurinud idamaid ja budismi ja zen-budism on mind väga sügavalt mõjutanud aga ma olen jõudnud väga selgele arusaamisele, et mis eristab inimene, kes ka mingit puud kummardab ja palvetab, tegelikult püüdleb Jumala poole. Tegelikult püüdleb Jumala poole. Aga vahe on selles, et ta ei saa aru, et Jumal on andnud talle märgi, nii nagu ma ennist siin ka omavahel rääkides ütlesin, Jumal on andnud Jeesuse näol märgi. Mina olen valmis ennast sinu nimel ohverdama, aga ma ootan, et sa võtad minu tõed ja minu juhatuse omaks ja tood ka oma väikesed ohvrid mulle, et me saaksime ühiselt elada harmoonilises maailmas. Et see on ühegi puu poole kummardades sa seda ei saa. No selle kohta, no selles mõttes, et sa ei saa kummardada loodut rohkem või loojat. No nii, väga tore, armsad sõbrad, et meil saade hakkab lõppema, et võib-olla siis lõpuks igaüks saab öelda ja soovida selle uue aasta hakul. 2026 on meil käes alanud midagi lootusrikast, midagi positiivset ja võib-olla mingit tegevussuunist, et võib-olla Liidi alustame sinust, et mida sa sooviksid mõne lausega? Ja ma ainult ütlen ühe kirjakoha, mis on nii lootustandev üle kogu Eesti rahva, üle enda elu ja ma olen palvetanud selle pärast nii enda, oma pere, oma koguduse, oma maa ja rahva valitsuse pärast, kõikide pärast olen selle kirjakoha, siis siin tuleb see Jumala õiglus ja ka tema halastus ja headus välja. Ja see on kirjas Jesaja 28, 17-18. Jumal ütleb nii, mina panen õiguse mõõdunööriks, sa rääkisid enne mõõdunööridest, eks ole, ja õigluse loodiks, nii et Jumalal on omad mõõdunöörid ja loodid. Ükski pettusega skeem enam ei saa arvata, et ta läheb läbi ja ei saa jääda püsima. Rahe hävitab vale varjupaiga, nii et kõik see, mida me rääkisime, mis on vale, rahe hävitab selle vale varjupaiga ja veed uhuvad ulualuse. Teie leping surmaga lõpeb. Nii et see, mida ütleme, need ebaõiged juhid on teinud, see on nagu leping surmaga, mis on mõjutanud meie maa ja rahva saatust. Aga teie leping surmaga lõpeb ja teie liit põrgu hauaga ei püsi, kui uputuse tuld teist üle käib ja muutute selle tallermaaks. Nii et see kõlab ähvardavalt, aga mitte neile, kes armastavad tõde. Mitte meile, sest see, mis uhutakse ära, on kõik see surm ja vale. Nii et sündigu see Eesti rahvale. See on minu soov. No täpselt nii, nagu Jumala arm on igal hommikul uus. Ükskõik, mis on eelmisel päeval olnud, eks ole, või eelmistel päevadel olnud. Meie kõigi jaoks on Jumala arm igal hommikul alati uus. Ja mida iganes oli eelmisel aastal, siis las see jääb sinna ja olgu Jumala arm meile sellel aastal ikka see uus Jumala arm, eks ole, et elame ja töötame selles usus ja lootuses. No mis siin öelda, ma ütlen ikkagi, et nii nagu Ameerikas öeldakse, God bless America. Et Jumal õnnista Ameerikat ja ma usun, et see õnnistus jõuab ka meieni ja kui me oleme sama meelt ja sama pühendunud samadele väärtustele, siis me läheme koos selle suure jäälõhkujaga vabaduse vette. Ja meie kõigi poolt me soovime teile väga lootusrikast ja ilusat uut aastat. Nagu siin jäi kõlama, Jumala arm on uus iga hommik ja me saame alati oma
ennast nii-öelda ühendada tõega ja me saame alati igal hetkel pöörata ennast tõe poole ja oma teeraja sirgeks. Nii et soovime teile ilusat, õnnistatud ja lootusrikast uut aastat.